Tere päevast! Täna on siis rõõm esitleda kõige uuema PC versiooni, mis kannab siis järjekorranumbrit 28, uuendusi ja natukene näidata ka neid. Ja mis meil täna on siis plaanis? Natuke räägime, millised on siis uuele versioonile üleminekul sellised olulised kuupäevad. Ja siis põhiosa ehk räägime uutest funktsionaalsustest. Lisaks PC nii-öelda tavapärasele sisule puudutame ka tootmismooduli uuendusi ja kvaliteedimoodulit, millest räägib meile siis Terje. Just, tere kõigile. Räägin teile natukene nipet-täpet asju. Ja mitte ainult eks ju tootmismoodulist, et natukene sellist kaubanduse teemat ka või? Ja. Ja seejärel räägime reaalmajanduse paketi uudistest ning Heike on siis selles sektsioonis esineja. Mina siis räägin reaalajamajanduse paketi uudistest ja kõige rohkem rõhku läheb reaalaja pangaäpile. Väga. Ja mina olen siis Erol ja mina räägin siis PC uudistest ning Eesti lokalisatsiooni ja e-arvete täiendustest ka päris lõpus. Jooksvalt teeme õite pisut demo ka, vaatame, kuidas asjad päris programmis välja näevad. Lõpus tuleb veel küsimuste-vastuste voor, seega kui tekib mingi küsimus, kasutage julgelt võimalust lisada küsimus vastavasse sektsiooni ja siis vaatame nad üle. Vot nii. Aga esimene oluline info on siis seoses nii-öelda värskenduse saanud logoga PC28-ga üleminekul see, et pilvelahenduste puhul uus versioon on juba täiesti katsetamiseks saadaval ehk Sandboxi saab uuele versioonile üle viia. Ja production ehk siis nii-öelda live-keskkonna versiooni vahetus on meil keskselt seadistatud 27. juunile. Või siis alternatiiv on alati, et ise nii-öelda määrata mingi parem aeg, mis paremini sobib, ehk siis kaks varianti. Seal, kus ise määrad või seal, kus on meil hetkel määratud. Ja miks me kohe nii-öelda juba eile ei läinud uuele versioonile, on see, et esimeste kuudega tuleb väga suur hunnik bugiparandusi ja ei ole ju mõtet ise neid bugisi avastada, vaid las keegi maailmas komistab nende ämbrite otsa ennem ära ja siis läheme üle, kui oleme veendunud, et suurem osa sellistest bugidest on eemaldatud. Mis aga puudutab siis nii-öelda on-premise või oma serveris hallatavaid PC-sid, siis seal on täitsa vaba valik põhimõtteliselt vastavalt SLA tingimustele, kas ükskord või ükskord 2 aasta jooksul, nii kuidas üleminekud on, et nii need saavad toimuma. Ja esimene suurem muudatus, mida võib mainida, on siis see, et varem iga uue versiooniga installiti kõik uued funktsionaalsused, mis võisid ka olla erinevates äppides kohe Microsofti poolt peale. Aga alates sellest versioonist seda enam tegelikult ei tehta. Kes on vanem kasutaja, siis mäletab, et kõikidele nii-öelda suruti peale Shopify või siis rohkem kui aasta tulnud subscription billing moodul, millega kaasnevalt automaatselt loodi mingi uus dimensioon kusagile näiteks, et see tekitas vahest segadust. Seepärast on hea, et selline muudatus ette võeti ehk neid kliente, kellel on protsessid paigas ja kes ei soovi väga palju katsetada, et nendele on ta kindlasti kasulik. Aga teine pool on nüüd see, et koos partneri abiga peab nüüd siis rohkem nagu pidama järge, et milline funktsionaalsus millises äpis tegelikult on ja millised äpid oleks vaja siis lisada.
Kuidas äppe lisada, seda kohe näitan ka, ehk siis on olemas PC sees selline võimalus täiesti olemas. Tuleb leida üles kas Marketplace'i otsinguga või siis Microsoft AppSource'i laiendused ja seal sobilik äpp üles leida ja installida. Esimene selline äpp, mida vaatame, ongi siis, kuidas äppi siis seal installida. Võtan lahti ühe Business Centrali keskkonna ja Marketplace ehk siis AppSource'i laiendused. Nii, mul on siin filter paika pandud, et ta näitab mulle kohe Microsofti äpid välja. Nagu näha, siis Microsofti äppe on tegelikult väga palju. Mingi indikatsiooni saab selle viimase muutmise järgi, et millised äpid tulid. Ja nagu näha, siis kvaliteedimoodul, millest hakkab Tere meil hiljem rääkima, ei ole automaatselt installitud. Ja kuna see on ainult võib-olla siis kaubandus- ja tootmisettevõtetele, siis teenusettevõtete puhul okei, ongi hea, et ei ole installitud. Aga selline nagu External Storage Document Attachments, mis ma arvan on väga kasulik äpp, see ka ei ole installitud. Mina olen ta siin juba ära installinud ja installimine on siis lihtne, kui mingi äpp huvitab, võtad lahti, vajutad installi laiendus ja ongi tehtud. Aga miks ma ütlen, et see Document Attachments on huvitav ja tore asi? See on sellepärast, et siiamaani me oleme saanud, eks ju, üle süsteemi igal pool lisada manuseid. Ja kui me neid olulisel määral paneme, igale dokumendile näiteks või kusagile mingid suuremad lepingud, siis need kõik võtavad andmebaasi mahtu. Ja alates teatud hetkest, sõltuvalt siis palju Microsoft on vastavale tenantile ehk seda mahtu eraldanud, võib hakata mingil hetkel see maht täis saama. Nüüd on siis olemas meil uus Microsofti laiendus, millega on võimalik teisaldada manused välistesse nii-öelda andmehoidlatesse. Kusjuures kasutaja jaoks jääb kõik täpselt samaks. Tema paneb ikkagi samamoodi manuse ja taustal siis käivitub protsess, mis teisaldab selle näiteks siis Azure Globe'i või FileShare'i, SharePointi, et nii palju, kui neid konnektoreid seal saadaval on ja seadistatavad on. Selline päris tore lahendus. Rõhutan siis uuesti, et seda äppi vaikimisi nüüd peale ei tule, et kellel on mahuga teema või kes tahab liigutada oma manused PC andmebaasist välisesse keskkonda, peaks selle laienduse esmalt siis installima ja seejärel siis juba seadistusega saab ära ühendada. See seadistamine, hoiatan ette, ei ole maailma kõige lihtsam, et võtke kindlasti partneriga ühendust. Siis üks väga põnev lahendus, mis tuli ostuarvete loendisse, on siis selline, et nüüd on meil võimalik lisada PDF otse ostuarve loendisse, analoogselt nagu manus, aga see ei lähe mitte nagu otse kusagile manuseks, vaid see läheb ostuagendi kätte. Ja ostuagent hakkab siis sellest looma ostuarvet. Mis on hea uudis, kui muidu agendid nii-öelda söövad raha või siis nagu Microsoft ütleb Copilot krediiti, siis 50 tükki on igas keskkonnas tehtud tasuta proovimiseks, nii-öelda prooviperiood. Ja seejärel hakkab siis krediit jooksma. Minu testides oli selline 50-60 sõltuvalt arve suurusest või keerukusest. Iga arve puhul siis nii palju umbes võetakse. Mida on küsitud, et palju see üks Copilot krediit on. See sõltub jällegi, milline nii-öelda pakett valida. Mina leidsin, et see on umbes selline üks Copilot krediit tähendab 1 senti, näiteks eurodes. Ehk siis umbes 50-60, vahest ka 70 senti läheb
ühe ostuarve sisuliselt siis digiteerimise peale. Aga minu arust tundub selline vähemalt mõttena hea funktsionaalsus. Võtad mailboxist PDF-i, tõstad sinna ja tekib sul ilusti ostuarve. Miks ma ütlen, et ei ole ideaalne? No vaatame, kuidas meil ta õnnestub. Nii, lähme siis ostuarvetesse ja siin, kui ta muidu pakkus meile, eks ju, et tee mingi analüüs, siis nüüd võimaldab ta meil new from PDF või siis eesti keeles tuleb uus arve PDF-ist, võimaldab meil valida vastavat arvet. Salvestasin ühe arve siia ja vaatame, mis nüüd juhtuma hakkab. Ehk siis panin ühe PDF-i teele ja nüüd ta hakkab sellega toimetama. Mis on võib-olla kohe tark öelda, et ei maksa väga nagu ootama jääda. Parem on, kui ta siin vaikselt toimetab, sest ma olen pannud tähele, et agent ta pigem on nagu siis selline väga algaja töötaja. Ta ei ole väga kiire. Ma loodan, et mingi aja pärast, ma ei tea, sügisel või järgmine aasta kevadel on ta juba vähe kiirem, aga hetkel on ta selline, et mõtleb väga pikalt. Ja nagu näha, siis siin on ka eelmised ülesanded näha, millega see agent on juba toimetanud. Praegu meil siis töötab sellega, kui on mingi tõrge, siis saab siia peale klikata ja vaadata, et mis see probleem on. Mul näiteks eelmise arvega tekkis selline probleem, et leidis, et selline arvenumber, mis siin oli 530319, et see on juba olemas. Ja siis ma pakkusin talle, et aga paneme siis sellise nii-öelda duubel 2 või versioon 2 sellest ja ütlesin talle, et jätka, aga ta ütles mulle, et ta ei saa ikkagi sellest üle ega ümber, et ma jäingi natukene kinni sellega siin. Nagu algaja töötaja puhul ikka, et teatud maani jõuab ja siis vajab ikkagi abi. Aga see, mis me täna panime, tema on pooleli ja las ta siin taustal toimetab. Järgmiste punktide käigus tuleme siis siia tagasi, vaatame, kuidas meie agendil siin on läinud. Nii. Mis veel põnevat? Põnevat on see, et nüüd on tegelikult võimalik igal kasutajal luua omale ise agente. Hetkel on see võimalik ainult Sandboxis ja suhteliselt piiratud tingimustega, näiteks inglise keeles ainult. Aga mida see võimaldab meil? Mõtleme tuleviku peale. Okei, täna tuli Sandboxi, aga äkki tulevikus on productionis ka. Ja sisuliselt agent peaks olema ju selline nagu meie kaastöötaja. Ehk me saame nüüd igaüks ülemuseks hakata. Mulle väga see nagu mõttena meeldib. Ja kuidas see siis välja näeb? Näeb välja niimoodi, et esiteks loome siis agendi. Seejärel anname juhised. Microsoft ütleb, et pigem vähem juhiseid kui sellised pikad lohisevad, väga täpsed juhised. Et oluline edastada see ootus, mida sa tahad saavutada agendi abil ja siis ta peaks nagu paremini töötama. Sa pead igale agendile andma ka vastavad õigused ja profiili ehk siis nagu tavaline töötaja. Ta lihtsalt ei võta litsentsi. Ja pead sa olema selleks valmis, et sa teda aitad, kui ta hätta jääb. Ja kindlasti vajab sellist nii-öelda kannatust ehk algaja töötaja komistab, selgitab, mis ta nii-öelda valesti tegi, laseb tal uuesti proovida. Ja peab olema valmis nii-öelda selleks, et kõik ei õnnestu, eriti esimesel korral, ehk selline pidev agendi koolitamine peaks siis käima selleks, et parim tulemus saada. Mida ma rõhutaks ka, et Microsoft tegi päris mitu videot selle kohta, et need lingid paneme kõik pärast kaasa ilusti või siis, kes vaatab YouTube'is, siis lingid lisame kirjeldusse ja materjalid ja juhised on ka täitsa olemas. Aga kuidas siis välja näeb? Välja näeb ta selline.
võtan ühe teise keskkonna, mis mul on siis sandbox ehk nii-öelda testkeskkond. Kui muidu on meil siis keskkonnas siin see SO ehk siis müügitellimuse agent või siis PA ehk siis ostuagent, payables agent, siis nüüd on meil lihtsalt agent nagu nimetu agent. Ja me saamegi siin täitsa luua uue agendi ja on siis uus valik loo täitsa nullist. Nii. Me saame anda agendile mingisuguse nime, panen talle näiteks uus test. Ja saame ka anda mingi pikema nime, kui me ei tea, sellest võib-olla lühidalt ei piisa. Katsetus. Ehk nagu looksime uut kasutajat. Agent proovib luua arvet. Näiteks selline. See, mis tööülesande me agendile anname, see siis sõltub, eks ju, iga ettevõtte protsessidest, mis vähegi on selline korduv, mis vähegi on talle jõukohane, siis tegelikult võiks proovida. Nii, anname talle rolli ka. Roll on tegelikult hästi tähtis, sellepärast, et kuna ta on nagu kasutaja, sa annad talle rolli ette ja tema siis näeb ainult neid väljasi ja neid nuppe, mis tal ees on. Mida rohkem nuppe agendil ees on, täpselt nii, uue töötajana, seda rohkem ta neid seal läbi kolistab. Mida aga vähem nuppe, seda nii-öelda rohkem tunnelis ta peaks olema, et siis eeldatavasti jõuab ta õigesse kohta välja. Nii, ja paneme talle siis näiteks raamatupidaja rollikeskuse. Õigused. Nüüd ma teen seda, mida tegelikult ei soovitata kunagi teha. Ehk kõige lihtsam on meil anda, eks ju, superõigused. Tal oleks igale poole ligipääs, saaks kõike teha, aga see tegelikult seda siis ei tohiks kunagi teha. Peame arvestama sellega, et kui ta eksib, midagi kustutab ära või midagi muudab jäädavalt ära, siis no nii on, et tasub selliseid asju vältida. Mõelda veel kord sellest, et on tegu uue töötajaga, kes on algaja, kes täpselt ei tea, mis ta teeb. Et panna mingi vähe põnevam komplekt. Kindlasti, eks ju, lugemisõigused ja mingid kirjutamisõigused, kui ta midagi peab looma. Nii, aga ütleme, et õigused on paika saanud, väga tore. Ja siis saab hakata kirjutama juhiseid. Nagu ma ütlesin, juhised hetkel on mõeldud, et inglise keeles ainult ja mis me talle ütleme? Ütleme talle, et loo iga nädal üks arve kliendile. No, näiteks nii. Kirjutame meelega segase instruktaaži. Kas sellest piisab? Ei, sellest kaugeltki ei piisa ja ma ei ootagi, et see agent täna meil tööle hakkaks, aga ma lihtsalt näitan, et me saame siin seda luua. Saame valida ka mudelit, mille peal ta jookseb. Ja valin näiteks auto, siis ta ise otsustab, kui keeruline ülesanne on. Siin saab testida, saab öelda, et nii-öelda valmis ja hakka pihta. Agent hakkas pihta ja rohkem hetkel ei soovi temaga tegeleda. Aga siia tekkis siis uus UT ja kõrval ta siis hakkab toimetama. Kas ta töötab, mis tingimustel ta töötab? Minu arust on niimoodi, et tema töötab ainult ettemaksuga. Kui me inimeste puhul oleme harjunud, eks ju, et palk pärast seda, kui töö on tehtud, siis agendi puhul on pigem nii, et sul peab olema palju krediite ja siis ta hakkab minema. Kas ma soovitaks seda funktsionaalsust? Ütlen niimoodi, et soovitan proovida, kui aega on. Ja
why not, äkki on asjalik. Productionisse, nagu ma ütlesin, seda panna hetkel ei saa, aga kui peaks õnnestuma ideaalselt Sandboxis agendi loomine, töötab tõrgeteta, võtke kindlasti partneriga ühendust, partner saab selle agendi juhised nii-öelda alla laadida, panna eraldi äppi ja siis me saame tegelikult ta productionisse ka. Niimoodi. Aga nüüd natukene rohkem funktsionaalsust ja otselähetused on saanud päris toredad uuendused. Nüüd on siis võimalik ostutellimuste loomine otselähetusega, otse siis müügitellimused või siis ka tellimuse planeerimuse kaudu. Igaks juhuks täpsustan ära, et mis see otselähetus on. Otselähetus on näiteks see, et kui müüja müüb kliendile mingit kaupa, aga ta ei müü seda kaupa nagu oma laost, vaid tal on hankija ja tema lihtsalt vahendab seda kaupa. Tema hankija käest tegelikult tellib selle kauba ja palub siis hankijal viia see kaup otse kliendi juurde nii-öelda koju või siis ka äriette puhul, eks ju, otse kliendi lattu. Müüja vormistab siis arve kliendile, aga ta füüsiliselt ise kaupa kunagi ei puutu. Ja mis on veel tore, et nüüd saab nagu otselähetusi tagasi pöörata. Ja väike tingimus muidugi on, et ainult seni, kuni siis arved on konteerimata, mis on selle otselähetusega seotud. Otselähetused on üldse tehtud palju paindlikumaks, ehk siis kui varem oli nii, et oli teatud järjekord paigas, näiteks pidi olema müügiarve alati konteeritud, enne kui sai seotud ostuarvet konteerida, siis nüüd sellist asja enam ei ole. Et sisuliselt kõik sellised stsenaariumid on lubatud, vahet ei ole, mis järjekorras. Kindlasti mingid erandid on, eks ju, aga enam-vähem nii on. Ja lähme vaatame, kuidas see meil käib. Nii, võtame siit lahti ja võtame lahti müügitellimused. Nii. Tellimused ja ma olen siin ette valmistanud ühe müügitellimuse ja panin siia kaks kaupa ka. Ütleme, mul on siis televiisori müük, küsime 65 tollise televiisori näiteks. Selge see, et klient on piisavalt suur televiisor, et klient ise väikse autoga ei taha väga järgi tulla ja mahu ära, eks ju. Parem on, kui koju viiakse. Sobib, aga mul seda endal laos ei ole, ma pean ta hankija käest saama. No, valin siis vastava ostutähise või siis märgin ise ära, et tegu on otselähetusega ja saan nüüd käivitada loo ostutellimused funktsionaalsuse. Ja ütleme nii, et puhastuslapp tuleks siis minu laost, aga televiisori ostab näiteks klikist ja muud ma ei soovigi. Soovin teha, paneme asukohaga seotuks. Muud ma ei soovigi teha, soovin teha lihtsalt ostu tellimuse sellele televiisorile, mis läheb siis otse kliendile koju. Ja süsteem siis loob selle ostutellimuse ära ja edastan selle hankijale, hankija toob ära, õigemini ei too ära, hankija viib selle kliendile koju ja minu poolt on jäänud ainult järgi arve konteerida ja kogu lugu. Et selline väga tore kiire asi, mis teeb elu kindlasti kaubandusettevõtetes palju mugavamaks. Veel, mis on kaubandusega seotud. Me saame nüüd ostuarvet vastendada ostutellimustega. Varem on see käinud siis niimoodi, et meil on ostutellimus ja kui kaup on saabunud hankija käest, siis me oleme selle nii-öelda valinud, et on tarne on loodud ja kui tarned on loodud, siis ütleme kuu lõpus tuleb need tarnete peale ostuarve
ja siis on vaja see ostuarve kuidagi nende tarnetega siduda ja see on olnud varem ka võimalik. Aga kui äkki on selline äriprotsess, et meil ei ole tegemist kaubaga, meil ei ole tegemist tarnetega, on näiteks teenused, siis see tarnimine on kuidagi selline virtuaalne tegevus seal vahel. Seepärast nüüd on võimalik läbi siis uue funktsionaalsuse too tellimuse read siduda ostuarve otse ka ostu tellimusega, ilma et oleks seal tarnitud. Ja mis veel seotud kaupadega on see, et kui meil on kaubad, millel on variandid, siis nüüd me saame variantidele lisada siis pilte ja ka atribuute. Varem sellist võimalust ei olnud. Ja mis on veel huvitav funktsionaalsus, mis tuli standardisse, ehk siis põhimõtteliselt suhkru või pakendi või sellised aktsiisi maksude funktsionaalsus. Eesti lokalisatsioonis on meil pakendideklaratsioonide funktsionaalsus ammu muidugi olemas, aga nüüd tuli siis midagi sarnast ka standardisse. Igale kaubale on vaja siis vastav seadistus teha ja siis hakkab jooksma. Pikemalt ma selle viimasel ei peatu, küll aga ma näitaksin seda, kuidas käib siis ostuarve vastendamine ostutellimusega. Nii, ja paneme oma müügitellimuse kinni ja läheme vaatame ostutellimusi. Mul on siis tehtud olukord, kus mul on nii-öelda 2 projekti pooleli. Olen siin müünud konsultatsiooni, olen siin müünud arendust teatud tundide ja teatud raha eest. Ja mul on ka siis teine projekt, kus ma olen samamoodi müünud konsultatsiooni ja arendust teatud teiste tundide eest. Ja nüüd kuu lõpus tuleb mulle siis tegelikult sellelt hankijalt ostuarve. Ütleme, et ostuarve tuli selline ühe reaga, ehk siis esimese projekti ja teise projekti nii-öelda aktide eest koondsumma. Ja nüüd on siis kaks võimalust. On selline väli nagu vastendatud tellimuse read. Siit kaudu saab kenasti avada sellise vastenduse akna ja siin on siis nupp Get Order Lines. Ja see toob siis siia nii tegelikult tellimuse read kui ka tarnitud read. Valin praegu kõik ära, siis on kenasti näha. Ehk siis mul oli sellel esimesel tellimusel tarne tehtud. Tänu sellele ta tõi siia selle nii-öelda receipt ehk tarne liiki rea. Aga selle teisel tellimusel mul tarnet ei olnud. See on siis see projekt 2 ja see tõi mulle otse tellimuse read. Neid otse tellimuse ridu ta toob ainult ühel tingimusel ja ma näitan selle tingimuse ära ka. Võtsin nüüd selle nii-öelda projekt 2 ostutellimuse lahti ja siin on selline uus linnukene nagu tarne arvel, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et selle ostuarve konteerimise käigus virtuaalselt tehakse see tarne siis ära. Aga jah, et selle tellimuse peal ma ei pea siin konteeri ja tarni ennem tegema. Et suurendab oluliselt siis mugavust. Alternatiivne viis, kuidas siduda siis ostuarvet ja ostutellimuse ridasid, on võtta siit funktsioonidest, rea peal funktsioonid ja siin on ka Get Order Lines, mis samamoodi avab selle vaheakna ja võimaldab siis valida, milliste ostutellimustega, millised read ma peaksin vastendama. Selline tore lugu. Ja teine asi, mis me rääkisime, olid kaubad. Ütleme, et mul on kaubad ja näiteks need samad puhastuslapid. Et seni on mul olnud nii, et ma olen saanud küll variante teha, näiteks iga punane, sinine, kollane lapp võib olla erinev variant. Kuid mul ei ole olnud võimalik lisada siis ei pilti ega ka atribuute.
Ma olen pannud siia kaubale sellised niimoodi universaalsed atribuudid, kõik need lapid on pehmed ja kasutusotstarve on, ütleme, universaalne. Kui ma nüüd lähen ja loon sellele kaubale variandi, näiteks sinine, punane ka, kollane, siis ma saan hakata esiteks panema igale variandile oma pildi ja sama kehtib kusjuures ka läbi variandi kaardi. Ja ma saan panna siis ka atribuudid. Ta võtab kauba pealt nii-öelda väike atribuudid kaasa, aga praegu ma olen, eks ju, sinise lapi peal, värv, ütleme, et see on sinine. On meil punane, määrame talle ka. Värv on punane. Nii. Ja nüüd on näha, et värv ilusti on olemas nii punase kui sinise puhul. Vot, natukene selline nagu väike funktsionaalsus, aga kindlasti, kellel on ühendatud kaubad mingisuguse e-poe tarkvaraga, siis ma arvan, et see on päris korralikuks abiks. Nii. Finantsid. Finantsiste on meil täna kindlasti kuulajate hulgas palju ja mis siis teile uut? No esiteks finantsaruanded said jälle päris palju täiendusi. Näiteks varem ei olnud vaikimise ettevõtte logod võimalik lisada, nüüd on see võimalus olemas. Siis selline huvitav funktsionaalsus, et sa saad tegelikult nüüd jooksutada nii-öelda ühe prindi vajutamisega sellesama finantsaruande kõikide dimensiooni väärtuste lõikes läbi. Seda ma varsti näitan ka. Siis on lisatud selline elutsükli olek, ehk kui sul on palju finantsaruandeid, siis sa täpselt ei tea, milline on aktiivne, milline mitte. Nüüd on siis võimalus see ära märgistada, sealhulgas võimalus ka lukus olek märkida, et keegi seda ei kasutaks tegelikult. Ja mis on veel äge, on see, et kui sul näiteks ülemus ütleb, et saada mulle iga esmaspäeva hommikul kella 7 eelmise nädala aruanne meili peale, siis sa ei pea seda tegema laupäeval või pühapäeval või esmaspäeval ärkama kell 5 üles, et see tehtud saaks. Nüüd sa saad nagu selle toimingu ära ajastada. Saad määrata, et millistele kasutajatele vastav aruanne, mis kuupäeval, mis formaadis läheb. Väga äge funktsionaalsus. Natukene sellist väiksemat asja ka, saab sellise ruudustiku vaate avada, mis võib-olla võimaldab paremini teatud aruandeid üles leida ja on lisatud siis ka finantsaruannete logi. Muud täiendused, mis huvitavad rohkem finantsiste. Need, kes iga kuu käivad panemas kuud lukku pearaamatuseadistuses, nüüd seda tegelikult enam ei pea tegema, sest me saame juhtida kasutades kuupäeva valemeid. Väga mõistlik. Ja aruannetel ehk siis müügiväljatrükk, koteeritud müügiarv väljatrükk, nendel me saame nüüd oma kohandatud kujundustele märkida, kas tegu on siis millises elutsüklis oleva aruandega, kas see on poolik, kas see on aktiivne. Selline tore lugu. Meil on olnud olemas pikemat aega juba see, et me saame vaadata, kes millise kirje millal on loonud või seda viimati muutnud. Ja nüüd tuli see natukene visuaalsemalt rohkem esile ja seda ma siis kohe näitan ka. Ja mis on veel huvitav, on see, et dokumentide vaikekeel, kõige lihtsam on siis müügiarve vaikekeel, on seni võetud kasutaja pealt, sõltuvalt sellest, mis keeles see kasutaja on enda rolli määranud. Nüüd on meil võimalus ettevõtte peal see märkida selleks, et kehtiks kõikidele klientidele, kellel ei ole nii-öelda kliendipõhist keelt määratud, kehtiks üks keel. Ei sõltuks sellest, et kas kasutaja kasutab Business Centralit eesti keeles või soome keeles või inglise keeles. Nii on. Aga vaatame siis
finantsaruandeid arvul. Nii, mul on siin finantsaruanded ja esimese asjana näitan siis ära selle nii-öelda ruudustiku vaate. Varem seda paanide vaadet siin ei ole olnud. Nüüd saab panna paanide vaate. Kui see meeldib rohkem kui selline loendivaade, siis kasutage julgelt. Ma näitan nüüd ära selle dimensiooni vaate. Võtan ta siit korraks ära, et näidata, kuidas ta käitub meil ilma. Ehk siis ma lasen ühe kasumi aruande välja. Võtsin päris pika perioodi, et mingid numbrid ka sisse tuleksid. Ja kuna mul on seastatud ka selline ava- ja lõppleht, siis on siin nii-öelda tere ja siis on numbrid ja nii-öelda lõppleht. Väga tore, kokku siis 3 lehekülge. Aga nüüd ma saan lisada dimensiooni vaate. Ma olen teinud siin sellise dimensiooni vaate nagu osakond. Ja mida see osakond kujutab endast? No, tegin sellise, et ma tahan aruannet saada finantsosakonnale, haldusosakonnale, müügiosakonnale, ostule, üldisele osakonnale. Ehk põhimõtteliselt dimensiooni väärtuste lõikes. Ja kui ma nüüd käivitan selle aruande täpselt samamoodi nagu enne, ainult mul on dimensiooni vaade lisatud, siis ta käib üle läbi kõikide dimensioonide, nagu näha. 3 lehekülje asemel on saanud 12 lehte. Ehk mul on see nii-öelda üldine vaade ja siis ta kuvab mulle halduse vaate ehk siis haldusdimensiooniga sama kasumi aruande. Siis filtreerituna müügiosakonnale sama aruanne, siis filtreerituna ostuosakonnale ja nii edasi. Et mida see meile annab? Kui muidu on selline kasutusstsenaarium, et oled pidanud vajutama prindi nuppu päris mitu korda, näiteks 4 või 5 või 20, nüüd saab selle ühe klikiga tehtud. Et see annab meil seda. Lisaks siis tuli logo, mis on lihtne asi, ei pea isegi näitama hakkama, aga audit logs. See peab siis nüüd järge, et kes millist finantsaruannet millal nii-öelda muutis. No, on näha, täna ma olen siin adminina teinud, varem tegin teise kasutaja alt. Et selline väike logo, selline väike info on olemas. Kui tekib küsimus, miks mingid numbrid enam ei klapi, siis saab selle kaudu vaadata. Aga nüüd see põhifunktsionaalsus, mis meid huvitab. Nii, panen ta nähtavale ka. Siin määratluste all on siis schedules, ehk see saab ilmselt olema graafik või ajatamine. Ja ma olen siin teinud sellise väikse näite ka. Ehk tahtsin, et bossile iga esmaspäev kell 5:59 läheks siis aruanne. Siin ma saan valida, kes mul bossid on, võib-olla mitu tükki. Valin nad ära ja vastav kasumi aruanne ehk siis finantsaruanne sellise kuupäeva valemiga hakkab siis jooksma ja võin veel valida, et kas läbi Exceli või PDF-i ja tehtud. Et selline mõnus automatiseerimise funktsionaalsus. Nii, mis meil veel oli? Ahah, elutsükli olek ka. Ehk siis nüüd saame märkida, et kas finantsaruanne on aktiivne, aegunud või mis iganes. Ise saame siin väärtused luua. Et selline tore funktsionaalsus. Nii, näitame natukene siis muid asju ka. Võtan lahti pearaamatuseadistuse. Ja nagu lubatud. Nii, siin kuva rohkem all on nüüd olemas luba konteerimist alates kuupäeva valemiga ja luba konteerimist kuni kuupäeva valemiga. Ehk ei pea enam neid kuupäevi täitma, võib siia mõelda sobiva valemi välja ning see hakkab siis ise määrama seda, millal läheb kuu lukku ja millal mitte. Ja nagu näha, siin
tool kirjutab, et see sõltub nagu tänasest kuupäevast ehk siis vastav valem tuleb välja mõelda. Lisaks on siin pearaamatuseadistuses siis aruandlussektsioonis palju neid finantsaruannete täiendusi. Ehk nüüd me saame järjest rohkem määrata vaikeseadistusi nii ridadele kui ka aruannetele endale. Ja siin on siis ka see vaikimisi ettevõtte logo asukoht võimalik määrata kas keskel vasakul või siis ei ole üldse logo ja samuti ka vaike olek, kui me uue aruande loome. Nii, mis meil veel oli? Aruannetel on ka elutsükli olek. Enne seda veel võtan korraks lahti ostuarved. Vaatame, kuidas meil siin sellel agendil vahepeal läheb. Nii, ta jäi mul hätta siin. No vaatame, millega ta meil hätta jäi. Ta ei leidnud tarbijat. No ei ole hullu, ma aitan ta välja. Ta ei tea, et nimi on lihtsalt muutunud ja mul on süsteemis vale nimega. Seda valime selle talle ära. Nii, ja siis näitame kirjaloojat, muutjat, elutsüklit ja dokumentide keelt ka. Nii, valisin talle ära ja ütleme talle jätka ja tema jätkab siin rahulikult tööd. Mina aga senikaua saan näidata siis seda loojat, muutjat. See käib nüüd siit loendi alt väiksest linnukesest saab määrata aktiivseks looja, muutja. Ja tekib siis siia selline uus veerg, autor. Ja kui siia peale minna, siis saab vaadata, et kes on selle siis loonud ja millal ja kes on siis muutnud ja millal. Ja siin on näha, et kui mul agent on loonud, siis ta märgib selle ilusti ära ka, et agent lõi ja mina olen seda arvet siis pärast muutnud. Nii. Ja vaatame aruannete kujundused ka. Siin tuleb siis leida selline aruanne, kus ise on mingi muudatus tehtud. Siin on näiteks üks testaruanne mul ja siin päris sellise nurga taha on pandud üks toiming, layout staatus ehk siis väljatrüki olek. Saab märkida, et näiteks kas on mustand või üldse kasutuselt maas ja siis tuleb vastav staatus ka siia rea peale kenasti ära. Aga liigume edasi. On suuremad tükid, mida ma tegelikult näitama ei hakka, eks saab teha ise arveldamise lepingutega hankija tehinguid, kui seda vaja on. Siis tuli nii-öelda withholding tax ehk hankija arvetel maksu kinnipidamise lahendus ja ka üks uus moodus standardisse kuluaruannete haldus. Ma sellest pikemalt seekord ei räägi, sest ma arvan, et ta saab oluliselt täiendatud sügiseks. Praegu ta on nii-öelda ainult inglise keeles ja väline rakendus, mida siis mitte PC kasutajad saaks kasutada, on ka ainult preview staatuses ehk sisuliselt ta ei ole veel nagu kasutatav, aga hõlmab kenasti päevarahasid ja muud toredat kinnitusringide funktsionaalsust. Ta on siis tehtud niimoodi, et nii-öelda agent ennekõike lähenemine. Seega ma loodan, et sügiseks on ta äkki juba üle maailma või siis hiljemalt aasta pärast ja siis võtame ta põhjalikumalt ette. Lisaks sellele on siis palju väiksemaid täiendusi. Näiteks saab saata meiliga erinevaid kodeeritud dokumente ja saab paremini filtreerida ja umbes 80 rida veel, aga need lingid ja YouTube videolingid paneme kenasti teile kaasa. Aga nüüd natukene keskendume rohkem tootmisele ja kvaliteedimoodulile, sest Terje juba tahab sellest meile rääkida. Nii on. Nii, ma loodan, et ma olen ilusti igatepidi näha. Et alustame siis sellest kvaliteedimoodulist. Mina nimetaksin seda kvaliteedikontrolliks hetkel.
et see on siis verivärske moodul, varasemalt midagi sellist ei ole meil olnud, et see tuli nüüd standardisse, väga põnev. Et nad seda kindlasti veel arendavad, sinna tuleb veel mingi funktsionaalsused juurde. Tegelikult vist nüüd eelmine nädal või üle-eelmine nädal, aeg jooksis nii kiiresti, ma tegin selle kohta eraldi webinari lausa, et ma panin siia presentatsiooni nurka korra ühe QR-koodi ka. See viib siis teid Digmatixi YouTube'i lehele, kus kohas on see minu webinar ka täiesti olemas. Et siin ma lihtsalt hästi lühidalt räägin, et tegelikult pikem video on YouTube'is olemas, soovitan sealt pigem vaadata. Ja mida see kontrolli funktsionaalsus siis võimaldab, ongi see, et põhimõtteliselt, kui sa võtad kaupa vastu, kui sa registreerid oma tootmist või komplekteerimise väljundit või siis teed erinevaid loa liikumisi, siis sul on võimalik samal ajal käivitada kas automaatne või manuaalne kontrollimine. Sa saad planeerida erinevaid kontrolltegevusi, sõltuvad siis, mis sorti toode sul on või mida sa tahad täpsemalt kontrollida. Sul on võimalik teha erinevad kontrollmallid. Ehk siis näiteks, kui sa oled selline põnev ettevõte, kes teeb nii jalgrattad kui kohviube, eks ole, siis sa saad ilmselgelt erinevaid malle teha neile, sest et sa mõõdad erinevaid asju. Ja kui siis see toode ei ole sobilik või ta ei läbi siis seda kontrolli, sul on võimalik siis kas see partii blokeerida, sul on samamoodi võimalik mingid järeltöövoogusid teha ja muidugi need kaubad siis kas panna kuskile karantiini, maha kanda, ümber tõsta ja nii edasi või tagastada, et ta siis hakkab neid automaatselt loob siis vastavad tegevused. Et kuidas ta siis jooniliselt välja näeb, et ongi, et sul tekib kõigepealt see kontrolli dokument, siis vastutav inimene viib selle kontrolli läbi, määrab sinna erinevad parameetrid, siis toimub tulemuse hindamine, eks ole, kas ta siis läbib või ei läbi. Kui ta ilmselgelt läbib, siis läheb protsess edasi nagu tavapäraselt. Kui ta ei lähe läbi, siis sul ongi võimalus kas midagi blokeerida, tagasi lükata ümber, mis iganes sul on vaja teha. Ja sealt edasi siis tekivad juba järeltegevused. Et ma hästi lihtsa variandi tegin ka korra siis demoks, et lihtsalt anda teile väike maik. Et ma ehitasin selle siis ostutellimusse peale, ehk siis mul on siin üks ostutellimus tehtud. Et ajasäästu mõttes mul on kõik andmed juba siia ära määratud. Kohviobad tellisin 35 tükki ja nüüd kohe, kui ma registreerin siin vastuvõttu, siis vastu minu seadistust, mis ma olen teinud, tekkis mulle siia kohe kvaliteediinspektsioon. Et ma saan antud hetkel siit selle avada, aga ilmselgelt tõenäoliselt hakkab seda tegema ikkagi keegi teine töötaja vastu siis oma neid loendid asju. Ja mis me siit näeme? Minul on see toode näiteks partiihaldusega, jookseb kohe see informatsioon siia. Kui ta oleks ka seeria või siis pakendinumbritega, siis jookseks ka samamoodi see informatsioon siia. Mul on tehtud niimoodi, et 35 tükist siis nii-öelda näidiste kontrollitav arv on 4 tükki. Ma saan siia määrata siis, palju ma siis nendest läbisid, palju ei läbinud. Ja mis on siis kõige olulisem, mul on siia tehtud mall, mis siis ütleb, mida ma tegema pean. Et mul on see siin kõik inglise keeles, sest see on tema keskkond ja see nii verivärske veel tõlkeid ei ole, aga ma arvan, et need, kes siin juulikuus juba hakkavad üle minema, on ilusti eestikeelsete tõlgetega, see täitsa olemas. Aga jah, et ma saan näiteks teha pakendi visuaalne kontroll. Ma saan öelda, kas see silt on näiteks loetav. Kõik need väärtused, mis siin on, kõik need kriteeriumid, mis siin on, mis on selle tulemus, võid sama kõike ise luua, kirjeldada ja teha. Ja vastavalt sellele, mis väärtusi ma siia nüüd siis panen, et ma saan öelda, et on siis näiteks mitte kahjustatud, siis tekib vastavalt siis, kas ta läheb läbi või mitte. Ja niimoodi ma siin saan neid järjest määrata ja tekib siis nii-öelda lõpuks siis dokument.
ja palju muid tegevusi saab siis siin veel juures teha. Aga jah, et see lihtsalt ikka väike isu tekitaja teile, et minge vaadake minu pikka video, et seal on ta palju põhjalikumalt ära tehtud ja kindlasti võtke meiega ühendust, kui te tahate omale püsti seda panna, et väga hea meelega paneks püsti, tundub väga huvitav lahendus. Siis, mis siis veel on, et nüüd tootmise poole pealt, et natukene on tehtud mugavamaks, jälle samamoodi kasutaja mugavamaks asju. Näiteks kui sa varem registreerisid tootmistellimuse peal oma väljundit ja sul oli toode, mis siis oli seeria numbriga toode, siis ta varasemalt ei loonud sulle iga seeria numbri jaoks eraldi rida, siis ta nüüd teeb seda. Samuti on võimalik nüüd võimsuse ja kulude kandeid siis siduda, ütleme siis nendes väärtustega, mis sul on asukoha peal. Et varasemalt oli niimoodi, et sul pidi olema seadistus tühja asukohaga, aga nüüd sa saad siis seda siduda. Ja ma pärast näitan ka, et võib-olla siis on sellest paremini aru saada. Ja nagu te teate, siis Microsoft armastab või üldse Business Central armastab anda teada, kui midagi dokumendis on valesti või siis sul on võimalik ka nüüd võtta minu teavitused aknas maha hoiatus, mis ütleb, et sa ei ole näiteks pommi pannud või siis kooslust pannud sertifitseeritud staatusesse. Et selles see sõltub, et on ettevõtted, kes tahavad, et see teavitus tuleks, aga on ettevõtted, kes väga palju teevad tööd näiteks kooslusega, ta ei peagi saama veel sertifitseeritud staatust, tal on vaja sealt välja minna ja siis iga kord saab seda vea teadet, nüüd on seda võimalik siis juhtida niimoodi, et ta seda ei saaks. Ja kinnitusringid laienesid, ehk siis sul on võimalik teha nüüd kinnitusringe uutele töölehtedele ja žurnaalidele, ehk siis saad kaubažurnaalile, inventuurižurnaalile, väljundžurnaalile, kuružurnaalile määrata siis kinnitusringid. Et ma ütlen nii, et see on tore funktsionaalsus, ma ei ole kindel, et seda iga ettevõte vajab, aga vähemalt see võimalus on olemas ja samuti saab siis teha kinnitusringi nõudelehed ja plaanimistabelile. Ehk siis lähme vaatame jälle Business Centralisse. Nii on kõige parem neid asju teha. Eks ma lähen korra avalehele. Nii. Alustame siis sellest pommi koosluse lahtilükkamisest. Ehk siis mul on tehtud siia üks tootmistellimus, mille peal on toode, mis on siis seeria numbritega jälgitav. Ma määran selle siia väljundžurnaali ära ja siin on selline nupp nagu Explode Routing ja kui ma nüüd seda vajutan, siis ta lööb selle rea lahti niimoodi, et mul on see väljundi kogus on üks tükk ja ma saan ilusti hakata siia siis määrama neid seerianumbreid. Ehk siis varasemalt ta tegi ainult ühe rea ja väärtuseks oli seal 10 või mis iganes ühik sul selle väljundi peal oli, siis nüüd ta lööb selle ilusti laiali. Et minu arust täitsa tore funktsionaalsus. Siis rääkisime sellest asukohtade seadistusest. Ma lihtsalt, see on ka nüüd selline asi, et seda ei pea iga ettevõtte kasutusele võtma, kui te olete harjunud niimoodi kasutama, nagu te olete seda kogu aeg kasutanud. Ei juhtu midagi, et te teate iga asukoha peal. Sul on siin see inventory posting setup. Võtan korra siit selle filtri maha, et siis te näete ka, et tavaliselt on alati, et sul on olnud seadistuses asukoha kood. Ja siis sul pidi olema alati üks rida, kus kohas asukoha koodi ei olnud selle jaoks, et oskaks siis neid konteeringuid teha. Et siis enam põhimõtteliselt seda ei ole vaja ja sul on võimalik siis igale asukohale määrata erinev konto. Nagu ma ütlen, sõltub jälle äriprotsessis, kui te täna olete harjunud, kui see ei ole teil täna valukoht
ei pea mitte midagi muutma, kui te näete, et see on võib-olla valukoht või te tahate midagi uuendada, siis nüüd see võimalus on iseenesest olemas. Ja siis olid meil need teavitused. Ehk siis see on tegelikult üldse väga lahe lehekülg, ma ei tea, kui palju teist teavad, et see üldse olemas on. Et siin on ka võimalik maha võtta neid samu, et kui sa lähed ostuarvelt maha, mis on kodeerimata, et ta sulle ei ütleks seda, et kuule, kas oled sa kindel, et sa tahad ikka siit arve pealt ära tulla, et see ei ole kodeeritud. Et siit sa saad seda juhtida või vastupidi, sa tahad midagi sisse lülitada, et tulge ja piiluge, mis siin on. Nüüd on siia ka tulnud, et hoiata mind, kui ma lahkun nii-öelda mitte sertifitseeritud koosluse või siis marsruudi pealt. Et praegu see mulle enabled, siis ta viskab mulle kohe selle veateate, kui ma nüüd võtan edit list, eks ole, võtan siit selle enabled ära, siis ta mulle enam neid veateateid ei viska. Et selline võimalus ja see on siis kasutajapõhine, eks ole. Et sa saad seda ise endale teha. Nii. Siis räägime korra nendest kinnitusringidest. Et ma tegin siia lihtsalt näidisena, et on olemas siis kaubažurnaali oma jaoks. Et see on väga lihtne, kuidas seda teha saab, et nad on kõik siin juba standardina olemas, ehk siis New Workflow template. Ja ma saan siit selle ilusti valida. Item Journal Batch Approval Workflow. Eks ole, mul on see siia juba valitud. Kui ma tahan nüüd otsustada, et võib-olla ma ei taha kõike kinnitusi teha, ma saan siit valida template'i, et millist template'i ma siin tahan nüüd kasutada, eks ole, me rääkisime siin output'ist, me rääkisime väljundist, me rääkisime capacity'st ja nii edasi, et sa siit saad valida, sa saad isegi panna siit muid filtreid peale. Mul on siuke hästi lihtne tehtud, ma tegin lihtsalt, et kaubažurnaalis oleks peal. Ja sama oli siis requisition worksheet, et ma valin siit requisition worksheet. Samamoodi ma saan siit filtrist valida, kas ma tahan requisition worksheeti või ma tahan planning worksheeti. Oleneb nüüd kumba te kasutate, ehk siis tootmisettevõtted tihtipeale kasutavad planning worksheeti, kaubandusettevõtted requisition worksheeti. Ja samuti saad siis öelda erinevad filtrid veel peale panna. Ja kuidas ta siis toimib, ongi see, et ma võtan siia item journali. Mul on siia juba üks rida tehtud, eks ole. Mul on siin request approval. Ma ütlen, et send approval request, journal batch. Töötab approval request has been sent. Ja nüüd põhimõtteliselt ma mitte midagi postitada ei saa, töötab sulle, et sorry, sa ei saa postitada, sest et see ei ole veel kinnitatud, eks ole. Samamoodi ma saan siit selle requesti ära tühistada. Ma ütlen, et ma tühistan ära. Näiteks, et ma ei olegi saatnud ja kui ma isegi siis üritan seda samamoodi jälle postitada, ta annab mulle teada, et ei saa sa siin midagi postitada enne, kui ei ole kinnitust. Nii et tüüpilised kinnitusringi kontrollid on siin kõik ilusti peal olemas. Nii et kes tahab, saab selle siis tööle panna. Et see on siis minu poolt kõik niisugune hästi lühikene ja mina annaksin nüüd edasi sõna kohe Heikele siis. Nii, mina olen siis Heike ja mina siis räägin siin lõpus veel reaalaja majanduse toodetest ehk siis RTE. Ning peamine, nagu ma ütlesin, on reaalaja panga äpp. Kõige suurem uudis, mis meil praegu on see, et operaatorkanal on valmis. Seda saab siis kasutada Swedbanki, SEB ja Coop panga kasutajad. Kui teil juba on reaalaja panga äpp kasutusel nendes pankades, siis saate ka üle tuua ennast operaatorkanalile. Ja mida see siis teile tähendab? See on siis teile pangalepingut soodsamatel tingimustel ning lisaks ka lepingute sõlmimise protsess on kõvasti lihtsam. Ning kogu turvasertifikaatide haldus on täielikult meie hallata, ehk siis enam ei ole vaja teil pangaga mingit sertifikaate luua, uuendada, et kõik käib meie kaudu.
ning lisainfot saate siis kas projektijuhilt või ka oma konsultandilt või siis otse mulle kirjutades. Lõpus on ka email, mida ma näitan. Ja muud panga äppi täiendused. Ehk siis uued filtrivaated maksete sobitamise žurnaalis on võimalik filtrivaadetega eraldada siis ostutehinguid, müügitehinguid, et osakondade raamatupidajad saavad eraldada seda vaadet. Siis maksehälbe tuvastamine, kui tehing on seotud mitmekandega, on nüüd võimalik ning lisaks sellele see maksehälbe on ka kuvatud maksete sobitamise žurnaalis. Varem ta ei olnud. Siis, kui pangasüsteemist laekub koondmakset sisaldav väljavõte, siis sellel koondmakse väljavõttel on võimalik ära kustutada töötaja andmed ehk nimi, IBAN ja tehingukirjeldus, kus siis on kirjutatud, et Mari Maasikas palgatasu aprillikuus. See on kustutatav ning see tuleb sisse lülitada, kui te soovite seda kasutada. See lahendus ise on varasemas versioonis olemas, aga siis ta oli kõigil automaatselt peale pandud, aga nüüd on ta siis sisse lülitatav, ehk siis see tuleb seadistuses valida, kui te soovite seda kasutada. Ning konteerimise logi. Konteerimise hetkel salvestatakse ka tehingu vastenduse täpsus, ehk siis kas tehing konteeriti automaatika poolt või raamatupidaja käis selle ennem läbi, kinnitas, mis see vastenduse täpsus siis oli konteerimise hetkel. Ning oleme suuresti täiendanud ka vastendatekst kontoks funktsionaalsust. Esiteks on nüüd võimalik kasutada vastendamise tekstis ka tärne, ehk siis on võimalik välja filtreerida erinevaid tekstiosasid ning see on nüüd palju mugavam on neid reegleid luua seal. Lisaks saab määrata ka ridadele dimensioone. Dimensioone saab määrata mitu osakonna, müügiisiku, riigi, linna, mis iganes dimensioonid teil on. Igale reale saab siis mitu dimensiooni panna, dimensiooni väärtused määrata ning saab ka otse pangakontoga siduda. Ehk siis, kui teil on näiteks kaarditerminalide väljavõtted tulevad süsteemist sisse, pangast sisse, siis on võimalik need siduda otse pangakontodele. Kui kaarditerminal on loodud pangakontoks, siis saab seda siduda sinna. Ning lisaks lisasime ka lisatingimuse vastendatekst kontoks ridadele, milleks on siis makseosapoole liik. Igal tehingul on siis märgitud ära, kas tegu oli ettevõttega või eraisikuga. Kui maksja on, et ongi võimalik siis filtreerida, et kas see vastendatekst kontoks reegel kehtib kõikidele, ainult organisatsioonidele, osaühingud, äriühingud, ükskõik mis ettevõte, kui tal on registrikood olemas, siis kehtib see kõikidele ettevõtetele või siis kehtib ka ainult eraisikutele, ehk siis tehingumakse pool oli eraisik, mitte ettevõte. Ning edilahendus, ehk siis meie dokumendi edastamislahendus. Siin on üks suurem täiendus, milleks on siis Telema Inflow täiendus, kus siis ostuarve kontrollimine on nüüdsest lihtsam, kuna ostuarvet saab vastendada siis tellimuse ja tarnega. Ja nagu ma lubasin, siis siin on ka minu meiliadress, ehk siis kui teil on mingi RTE teema osas küsimusi, mõne äpi, mõne toote, uue operaatorlahenduse kohta küsimusi, siis võite mulle otse kirjutada. Aga nüüd mina annaks siis tegelikult sõna tagasi jällegi Erolile, kes siis räägib veel viimased teemad üle meil. Ja aitäh. Seoses sellega, et Terje on üks nendest kasutajatest, kes kasutab Business Centerit inglise keelsena, tuli mul meelde, et siin ettevõtte andmetes siis saab nüüd selle vaiketähise määrata, et mis keeles need dokumendid on. Hästi, aga vaatame natukene, et kaugel meil see agent on. Tahaks ikka, et ta kusagile välja jõuab. Nii. Mustandi on ta ilusti ära loonud. PDF on siin, eks ju, näha. Ta ütleb, et ma vaataksin mõned asjad üle. Ta on meil loonud siin siis paar rida, kokkus 6 ja 12. Vaatame, kas klapib. 6 ja 12 klapib. Kus meil on hinnad. Hindasid ei ole tuvastanud. Oot sulle. Hind on 95. No aitame teda. Niimoodi. Nii, ütleme talle, et jätkab, vaatame. Aga mina jätkan ka ja mina jätkan siis Eesti ERR uudistega.
meil lisandus siis nüüd ka see võimalus nii Unified Postile kui Rikile, et saab saata e-arveid nii, et PDF-manust kaasa ei panda. See on siis selline erijuhtum, kui operaator loob manuse sinu eest või klient ei taha, et sa saadaksid talle manust, ta loeb kogu info välja ainult e-arve tagide seest. Ja mis on veel huvitav, et kui muidu me oleme lugenud e-ostuarve puhul, siis dokumendi tähtaja e-arvest välja, siis on tulnud soov, et seda võiks saada ka ise arvutada lähtuvalt siis hankija seadistusest. Ja nüüd on siis see ka võimalik. Ehk saab hankija peal valida, et kas võtta e-arvet tähtaeg või siis kasuta maksetingimust lähtuvalt siis arve kuupäevast ja maksetingimusest. Ja viimasena, nüüd on siis võimalik koos PDF-arvega saata ka lisatud manused, näiteks mingid aktid, kui on need aktid enne arvele lisatud. Seda ma nüüd näitan ka. Ehk siis meil on siin kopeeritud müügiarved ja mul on siin üks arve, kuhu ma olen manused juurde pannud. Olen pannud 3 manust, nüüd arvesse lähevad ainult siis PDF-manused ja äkki ma ei taha mõlemat PDF-manust saata, vaid ma tahan saata ainult seda esimest, siis ma pean ise siit selle linnukese eemaldama ehk saada PDF-e-arvega kaasa. Kaudu saan juhtida, millised manused kaasa lähevad. Kui ma olen siis selle valiku ära teinud, et tahtsin siis, et akt läheks kaasa arvega ja saadan siin selle e-arve, siis ma saan määrata, et saada manustatud PDF-id. Panen selle linnukese peale ja nüüd see arve väljatrükk PDF-ina ning manus või manuseed saadetakse Azure funktsiooni, kus tehakse PDF merge ehk pannakse kõik PDF-id üheks dokumendiks kokku ja see kokku pandud PDF-dokument lisatakse siis juba e-arvele ja läheb kliendile. Selline tore funktsionaalsus on lisandunud. Nii. Ja kogu loetelu on meil siis olemas detailsemalt teatud kohas, mille lingi me paneme juurde ja lokalisatsiooni osas märkused. Kõik lokalisatsiooni äpid on viidud siis PC28 ühilduvaks. Saldoteatistes on võimalik väljastada nüüd saldoteatised ka viitenumbrite lõikes, juhul kui see peaks vajalik olema. No, näiteks mõned hankijad saadavad erinevaid teenuseid erinevate viitenumbritega. Nüüd saab siis vastava saldo viitenumbri lõikes luua. Ja saab siis saldoteatisele lisada ka käibe ise valitud perioodi kohta. See tuli siis teatud audiitorite soovil, kes tahtsid, et lisaks saldole näha ka eelmise perioodi käibet. Äriregistrisse sai lisatud staatuse info ehk nüüd on näha ettevõtte juures, mis ta staatus on. Staatusvalikuid on seal nagu 3, mis äriregister välja annab, kas registrisse kantud ehk aktiivne või likvideerimisel või pankrotis. Viimase puhul on siis juba natukene hilja raha kätte saada üldjuhul. Eesti keel täieneb ka ja veel valmis ei ole, aga jaanipäevaks on kindlasti olemas selleks, et 27. juunil saaks siis production keskkonnad ilusti uuele versioonile. Käibemaksu osas hoiatan ette, et uuest aastast vähemalt Maksuamet plaanib suuremat muudatust ja me valmistume selleks ka, aga sügisel sellest siis juba lähemalt. Nii. Ja olemegi kenasti jõudnud tänase kohtumise lõppvaatuse ehk siis küsimuste ja vastuste sektsiooni. Ma tean, et üks küsimus vähemalt juba oli, seega kes on küsinud, aitäh, kes veel tahab küsida, siis praegu on viimane võimalus. See üks küsimus oli selline, et kas otse tarneid saab lisaks arvetele ka saata akti PDF-i. Päris hästi sellest küsimusest tegelikult aru ei saa. Ma arvan, et see sõltub natukene protsessist, et
ütleme, kui hankija teeb selle otse tarne ära ju kliendile, kas tema peaks andma mingi paberi kliendile või siis kas müüja kaudu peaks paber liikuma. See sõltub natukene protsessist. Võib-olla siin on targem oma konsultandi poole pöörduda, kes täpsemalt protsessi teab ja oskab ilmselt targema vastuse anda. Sandra, kas meil on muidu küsimusi veel tulnud? Rohkem ei ole tulnud. Okei, väga hästi. Aga siis kuulutame tänase peaaegu maratoniks muutunud uuenduste ülevaate lõppenuks. Meie täname teid, et te meiega olite ja kohtume juba hiljemalt sügisel, kui vaatame veel Business Center versiooni 29 uuendusi. Aitäh! Aitäh ja täga! Aitäh, head päeva kõigile!